Käesolevas videos näitan ma, kuidas luua tabelit, mis on mul parempoolses aknas juba lahti. Selleks valin kõigepealt vahelehe lisa, sealt alt tabel ja võtan kohe lisatabel, sellepärast et siin kiirmenüüs ei ole võimalik valida nii suurt tabelit, nagu meil vaja on. Nimelt meil on vaja tabelit, millel on 3 veergu ja 16 rida ja vajutan OK. Seejärel kopeerin teksti, mis on horisontaalse suunaga. Nagu näha, siin tabelis on ka teksti, mis on vertikaalse suunaga. Kopeerimiseks kasutan kiirklahvi Ctrl+C ja kleepimiseks kiirklahvi Ctrl+V. Esimene rida jäi veel maha. Tõstan ka selle ümber. Nüüd, enne kui ma kopeerin vertikaalse suunaga teksti, pean ma ühendama vastavad lahtrid, kuhu sisse nad lähevad. On näha, et humanitaar- ja sotsiaalained asetsevad lahtris, mis algab reaga emakeel ja lõpeb inimese õpetus. Seetõttu pean need ühendama omavahel. Selekteerin vastavad lahtrid ja valin avanenud hüpikmenüüst käsu ühenda lahtrid. Sama asja ma saan teha ka siis, kui selekteerin lahtrid ja valin menüüst paigutus ja sealt alt ühenda lahtrid. Aga kuna hüpikmenüü kaudu on teha seda mugavam, siis kasutan just seda võimalust. Nii, lahtrid ühendatud. Järgmisena kopeerin vertikaalse suunaga sõnad uude tabelisse. Ja kus juures ma teen seda meelega ükshaaval, et näidata, kuidas siis suunda muuta. Sest kui ma kopeeriks terve veeru korraga, siis programm võtaks kohe selle vorminduse kaasa ja pööraks minu eest need sõnad vertikaalseks. OK, sõnad on nüüd kopeeritud ja nüüd soovin suunda muuta. Selekteerin nad ja vajutan parema klahviga nende peal. Sealt alt valin teksti suund ja vertikaalne suund. Edasi liigun tabeli välimuse muutmisele. Ja nagu näha, siis meie soovitud tabelis on ülemine serv paksema joonega ning lillat värvi, siis esimese rea taust hall ja siseääred ka hallid. Kuidas seda saada? Selleks, et selekteerida tabelit, on hea võimalus vajutada tabeli vasakul ülanurgas olevat 4 peaga noole ikooni. Klikin selle peale ehk vajutan 2 korda. Ja seejärel avab programm menüü tabeli kujundus, kus alt saab kõike tabeli välimusega seonduvat seadistada. Üks variant on talle määrata mingisugune laad, mis on juba eelvormindatud, aga kahjuks me seda antud juhul kasutada ei saa ja peame ikkagi käsitsi seda tegema. Nii, selguse mõttes eemaldan üldse kõik äärised meie tabelilt. Et siis ükshaaval vajalikud osad juurde lisada ja nii oleks ka arusaadavam, mis on meil olemas, mis on veel puudu. Kõigepealt siis lisame ülemise serva. Ja kuna ülemine serv on paksem kui teised, siis määran talle paksuse ja erinevat värvi. Siis valin ka värvi ja siis määran ta. Sama teen sisemiste servadega. Valin talle paksuse, valin talle värvi ja siis määran ta siseääriseks. Jäänud on veel tabelile alumise serva lisamine ja esimesele reale tausta lisamine. Tausta lisamiseks siis selekteerin esimese rea ja avanenud
hüpikmenüüst valin varjundid ja sealt alt hall. Nii, oleme jõudnud siis nii kaugele, et on vaja tabel veel kitsamaks teha ja võõrkeelte read kõrgemaks. Kuidas seda teha? Nüüd tabeli veergude ja ridade muutmiseks tuleb viia hiire kursor vastavasse kohta. Näiteks kui me tahame nüüd seda kolmandat veergu kitsamaks, siis viingi hiire kursori selle veeru paremasse serva ja on näha, et kursor muutub 2 noole peaga ikooniks. Kui ma sellest nüüd kinni võtan ja lohistan, siis ma saangi veeru laiust muuta. Nii, muudame veel ka seda keskmist veergu kitsamaks. Ja siis muudan võõrkeelte ridu kõrgemaks. Ja ongi meil soovitud tulemus.